Maria ja olen noorsootöö valdkonnas tegutsenud 12 aastat. Öeldakse, et kõik saab alguse lapsepõlvest ja ma ei taha öelda, et kõikides mu muredes on keegi teine süüdi. Aga vaimset tasakaalu ja heaolu mõjutavad väga paljud faktorid, mitte ainult üks kindel vale samm. Mul läks peaaegu 10 aastat aega, enne kui sattusin sellise perearsti juurde, kes võttis mu vaimse tervise probleemi tõsiselt ning soovitas mul psühhiaatri poole pöörduda. Selleks ajaks oli mul tugev ärevus ja depressioon. Sain aru, et midagi on valesti, kui ma ei suutnud enam välja mõelda, mida süüa teha, isegi siis, kui mul oli kõht tühi. Ega suutnud õue jalutama minna, kuigi sain peavalu sellest, et olin terve päeva sarju vaadanud samas asendis. Sain aru, et pean loobuma lubatud tööst, sest ma ei ole võimeline oma ülesandeid täitma. See oli väga raske. Tahtsin käituda vastutustundlikult ja samas pidin hakkama enda vastutusalasid vähendama. Mul on vedanud toetava ja mõistva kaasaga. Kõige suurem tugi oligi sellest, et saame omavahel kõigest rääkida ja tean, et võin talle vajadusel toetuda. Suur abi oli ka toetavast lähikonnast, aga vaja oli lisaks perearsti, psühhiaatri ja psühholoogi abi. Perearst aitas mul mõista, mis minuga üldse toimub ja valideeris mu muret. See on väga oluline, et keegi sind kuulda võtaks, kui ütled, et ei tea, kuidas endaga hakkama saada. Psühhiaatrit pidin vahetama, sest esimene psühhiaater lihtsalt tahtis mulle erinevaid ravimeid pakkuda. Õnneks sattusin järgmisena sellise psühhiaatri juurde, kes pööras tähelepanu minu toitumis-, liikumis- ja magamisharjumustele ning oskas ka mõistlikku lähenemist ravimitele pakkuda. Psühholoogist oli abi selleks, et enda vajadustega suuremas kontaktis olla. Olen paranemisprotsessi käigus aru saanud, et mina olen selline inimene, keda ümbritsev maailm päris palju mõjutab. Aga olen oluliselt vähendanud enda meediatarbimist ning töötan väiksema koormusega ja püüan vägivallatu suhtlemise kaudu enda piire kehtestada. Ma tahan öelda, et keegi ei pea ootama 10 aastat sellega, et enda vaimse tervise muresid lõpuks jagada. Parem minna kohe psühhiaatri juurde, kui saad, sest kergest depressioonist välja tulemine on ka väga raske. Ei ole mõtet lasta enda muredel mäesuuruseks kasvada. Ja enda toetamiseks saab igaüks päris palju ise ära teha. Sellega, et seada paika endale sobivad rutiinid ning pidada meeles, et toitumine, liikumine, magamine ja lähedased inimesed panustavad meie vaimsesse tervisesse kõige rohkem.